Lennukeid saab käituda salvestades energiat mitmel erineval kujul. Olgu selleks vedelkütus, reaktiiv- või kolbmootorile või aku, mis toidab elektrimootorit. Aga kuidas on lood hoorata energiasalvestusega? Hoorattaid saab kasutada tohutute energiakoguste salvestamiseks, pöörates massi väga suurel pöörlemiskiirusel. Aga kas sellest piisab, et lennukit õhku tõsta? Ehitatame hoorata ja saame teada. Võib-olla märkad, et ma lõikan CNC-ga süsinikkiudu selle vee all. Aga kas hoorattad ei peaks olema rasked? Noh, jah ja ei. Näed, hooratasse salvestatud energia on sisuliselt kineetiline energia, mis on liikuva massi energia kindlal kiirusel. Hoorata energiavalem on pool pöördemomendist korrutatuna nurkkiiruse ruuduga. Pöördemoment on seotud hoorata massiga ja sellega, kui kaugel see mass on pöörlemisteljest. Nurkkiirus näitab, kui kiiresti radas pöörleb. Nüüd saame salvestatud energiat suurendada, kui suurendame mõlemat neist väärtustest. Kuid kuna kiirus on ruudus, on palju tõhusam hooratast kiiremini pöörlema panna. Kui me kahekordistame inertsust, kahekordistame ka energiat, aga kui me kahekordistame kiirust, neljakordistame energia. Ja kuna me peame hoidma kaalu võimalikult madalana, samal ajal kui energiasalvestus peab olema suur, vajame kerget hooratast, mis pöörleks väga kõrgetel pööretel. Ja me tahame, et võimalikult suur osa hoorata massist oleks võimalikult kaugel teljest. Seetõttu ongi kerge süsinikiust trumm ja alumiiniumist välimine rõngas. Seejärel tasakaalustasin selle nii hästi kui suutsin ja panin kokku rihma ja rihmaratta süsteemi, mille tulemusena oli propelleri ja hooratta suhe 16:1. Nii saab hooratas väga kiiresti pöörlema hakata, hoides samal ajal propelleri pöörlemiskiiruse suhteliselt madalana. Rihmarataste pöörlemine kantakse seejärel üle nende koonusülekannete kaudu, et panna eesmine propeller pöörlema. Tegelikult suudame propellerit oma sõrmega pöörata umbes 2 pööret sekundis, mis hoorata puhul tähendab umbes 2000 pööret minutis. Seejärel kinnitasin savapoomi koos tüüriga ja kõrgustüüriga, et seda lennul juhtida, ning ehitasin stardirambi, millel on mootor hooratta üleskeeramiseks. Madalatel pööretel kõlab see päris hästi, aga kui kiirus suureneb, hakkab see väga koledalt kõlama. See oli tol hetkel veidi segadust tekitav, sest olin hoorata ja rihmarattad paremini tasakaalustanud kui tavaliselt oma drooni propellereid, mis pöörlevad palju suurematel pööretel. Aga ma märkasin, et see O-rõngas paisub ja vibreerib, mis minu arvates tekitab suurema osa mürast. Lisaks arvan, et see põhjustas ka rihmade vibratsiooni suurte pöörete juures. Vähemalt oli hooratasse salvestatud päris palju energiat, mis võimaldas sellel üsna kaua pöörleda. Mul oli endiselt olemas sama vahtplastist tiib oma vanast surujõuga lennukist ja ma eemaldasin kogu teibi selle pinnalt, mis aitas säästa umbes 40 grammi ning see sobis ka selle lennuki jaoks ideaalselt. Samuti muretsesin rihma vibratsioonide pärast kõrgetel pööretel, nii et ma printisin selle naljaka välimusega 40 cm läbimõõduga 3 labaga propelleri, et kasutada ära madalaid pöördeid. Nii, olen tulnud välja ilusal rahulikul hommikul. Praktiliselt pole tuult, päike hakkab just pilvede tagant välja tulema ja me hakkame seda asja testima. Olgu, alustame. Pean selle aeglaselt pöörlema panema. Paneme mootori tööle. Pole veel piisavalt kiire. Ma arvan, et lennukile on lihtsalt vaja natuke raskust, et see kummist O-rõndu küljes püsiks. 3, 2, 1. See polnud just suurepärane. Ilmselgelt tabas see maad, aga ma arvan, et pean ka uued hammasrattad välja printima. Paistab, et see võttis kõik hambad selle koonusratta küljest ära. Ma arvan, et rihmad näevad korras välja, ainult see üks hammasratas tuleb mul uuesti välja printida. Koonusrataste uuesti printimine võttis umbes 1,5 tundi, nii et otsustasin selle aja jooksul stardirampi paar korda testida ja tulemused olid erinevad. Nii, olen nüüd umbes 2 tundi hiljem tagasi, olen kõik 3D prinditud hammasrattad ära parandanud ja ma tõesti ei taha riskida nende uuesti katki minemisega, sest nende uuesti printimine ja paigaldamine võtab nii kaua aega. Nii et seekord ei hakka ma hammasrattaid ohtu seadma, vaid sean hoopis iseenda ohtu. Ma kavatsen selle asja käega õhku visata. See saab olema palju raskem, kui ma alguses ette kujutasin. Veel 2 tundi hiljem läksin tagasi 15-tollise süsinikiust propelleri juurde ja otsustasin taas stardirambilt testida. Aga see oli endiselt väga kaugel edukast lennust.
Testisin veel paar korda kõrgemalt stardipositsioonilt ja eemaldasin isegi ühe rihmaratta astme, et suurendada propelleri pöörlemiskiirust võrreldes hoorattaga. Ja isegi pärast kogu elektroonika eemaldamist, et kaalu veelgi vähendada, ei lennanud see ikka veel. Nii et otsustasin kahju piirata. Aga pidin nägema, kuidas lennuk lendab ainult hooratasse salvestatud energia abil. Mõnikord töötavad kõige paremini kõige lihtsamad ideed ja ma arvan, et olen leidnud lahenduse oma hooratta hullusele. See mänguasi kasutab propelleri ja selle välisrõnga pöörlemisenergiat, et jätkata pöörlemist pärast seda, kui ma olen nöörile jõudu rakendanud, tekitades tõukejõu, mis tõstab selle õhku. Aga mis mulle nende mänguasjade juures kõige rohkem meeldib, on ülimalt lihtne, kuid tõhus vabastusmehhanism. Siin on 3-mõõtmeliselt prinditud versioon, mille mähitasin, et kinnitada see harjadeta drooni mootori külge. See töötab nii, et need nurga all olevad osad lukustuvad omavahel, mis tähendab, et propellerit hoitakse all, kui mootor on selle kiirendanud. Kui mootor aeglustub, vabastab see lukustuse ja propeller lendab taevasse. Aga kas sellest piisab lennuki lendama panemiseks? Lihtsa lahendusega edasi liikudes vajasin ma lihtsat lennukit. Nii et ma ehitasin selle väga lihtsa liuguri, kasutades palsapuitu ja vahtplaati ning kinnitasin ette laagri, mis võimaldab propelleril vabalt pöörleda. On nii rahulduspakkuv näha, kuidas midagi nii lihtsat töötab nii hästi. Samuti on väga lihtne muuta propelleri kaalu, läbimõõtu ja labade sammu erineva lennutulemuse saavutamiseks. Kuigi ära püüa labade pealt liiga palju kaalu kokku hoida, sest need hoiavad kogu asja koos. Välja arvatud juhul, kui sa tahad lendavat hularõngast. See vabastusmehhanism töötab tõesti hästi, arvestades kui lihtne see on. See nõuab vaid, et mootor aeglustaks ja laseks lennukeid taevasse liuelda. Ma panen selle hooratalennuki failid Thingiverse'i üles, kui sa tahad ise ehitada. Kuid kindlasti kasuta raadiopulti mootori käivitamiseks ja seisa ohutus kauguses. Ja ole ettevaatlik lendavate kildude suhtes. Tänan sind väga vaatamise eest. Kui sulle see video meeldis, oleks tore, kui jätaksid allapoole pöidla üles. Kui oled minu kanalil uus ja tahad näha teisi sarnaseid hullumeelseid projekte, siis palun vajuta allpool tellimisnuppu. Ja suur tänu kõigile minu toetajatele aadressil patreon.com. Teie teete need videod võimalikuks ja ausalt öeldes ei saaks ma seda ilma teieta teha. Nii et veel kord, aitäh! Veel kord aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Head aega!